Mis toimub kinnisvaraturul? Toimub see, et Lembitu tänav 10A kinnistu müük toimus alla 2 kuu ja seesama Lembitu tänava kinnistul olev plakat on nüüd uue maja küljes ja siin ei ole müüa mitte maja tervenisti, vaid suur korter. Esimesel korrusel 2 eraldi sissepääsu vaata kuulutusest järgi. Aga mis toimub kinnisvaraturul? Kinnisvaraturul toimub praegu selline asi, et nüüd kõigil kinnisvaramüüjatel kõrvad kikki. Mina väidan, et praegu on käimas viimase 2 aasta kõige aktiivsem kinnisvaraturul. Kaugeltki mitte ei ole tegemist buumiga. Seda kindlasti väita ei saa, kuid ütleme niimoodi, et ostjad on turul ja ka müüjad on turul. Ja müüjad, kes on tulnud see kevad turule ja oma kinnisvaraobjekti müüki pannud, siis kuulake teie eriti tähelepanelikult seda videot. Sest maakler teab, sest ma tean, mida ma räägin. Kuude viisi on olnud pikad vaikuse perioodid kinnisvaraturul. Ütleme, et terve eelmine aasta, 2025 aasta on tegelikult olnud suhteliselt vaikne. Ja ma mõtlesin, et see kinnisvaraturg vajub täielikult ära. Kerge elavnemine toimus ainult novembri-detsembrikuus. Ja praegu on kindlasti viimase 18 kuu, kui mitte 2 aasta parim müügiaeg. Ja nüüd, kui sa oled otsustanud kinnisvara see kevad müüki panna ja sinu kinnisvaraobjektile tuleb huvilisi, kes kauplevad ka hinda ja sa ei ole nõus hinda alandama, väites, et objekt on ju nii vähe müügis olnud, et ootame veel. Ja millega sa riskid? Sa riskid, et sa ootad kuid, 6 kuud, 10 kuud. Sa riskid sellega, et uus kõige parem müügiperiood tuleb võib-olla aasta pärast. Ja minu soovitus sulle on kaalu tõsiselt kõiki kinnisvarapakkumisi, sest nii aktiivset perioodi kui praegu on. Ei ole tükk aega olnud ja kinnisvaraturgu iseloomustab väga pikad vaiksed perioodid, täielikult passiivsed perioodid. Näis, milline see suvi tuleb, kuid ülimalt tõenäoline on, et ilusa sooja suve korral, nagu ilmatargad ennustavad, tuleb ka see suvi kinnisvaras väga rahulik ja varbad saab lükata mereliiva ja rannavette ning iga maakler saab nautida rahulikku, lõõgastavat suvepuhkust.